Riigikogu teisipäevasel istungil läbis esimese lugemise Keskerakonna fraktsiooni algatatud seadusmuudatus, mis võimaldaks töövõimetus- ja vanaduspensionäridel, kes hambaproteesi ei vaja, kasutada proteesi hüvitiseks ette nähtud summad ka oma hammaste raviks. Telestuudio Lites palus seaduseelnõud kommenteerida eelnõu algatajal, keskfraktsiooni liikmel Viktor Vassiljev. Lühidalt asi on selles, et Eestis kompenseeritakse hambaravi lastele kuni 19. eluaastani, siis on tükk tühja maad, sest töövõimelised inimesed peavad ise maksma oma hambaravi eest ning alates 63. eluaastat pensionärid või ka töövõimetusinvaliidid, nemad saavad siis 3 aasta jooksul 255 eurot 65 senti proteesiraha ainult hambaproteesidele. Aga asi on ju selles, et siis kui inimene jõuab pensioni ikka, ega talle ei ole ju suu tühi, et proteese vajaks. Enamasti on ikka inimestel omad hambad, mis on küllaltki viletsas seisus ja vajavad parandamist. Ning meie eelnõu mõte seisnebki sellest, et see nii-öelda proteesiraha, mida täies ulatuses pole kunagi ära kasutatud, osa sellest oleks võimalik kasutada hambaraviks. Ning seda eelnõud või õieti selle seaduse jõustumist ootavad suure huviga ja ei häbene öelda, et ka valuga ligi 400 000 inimest. Need on siis Eestimaal elavad pensionärid ja pensionisaajad. Ja esimese lugemise see tõesti läbis, kus juures Keskerakonna fraktsiooni poolt oli samasugune eelnõu ka aasta tagasi esitatud ja siis koalitsiooni häältega see lükati menetlusest välja, öeldi, et ei ole vaja. Nüüd me valisime poliitiliselt sobivama hetke, õnnestus pidada edukaid läbirääkimisi sotsiaalkomisjonis ja tänu ikkagi päris suurele läbi tehtud tööle õnnestus saavutada see, et esimese lugemise läbis see eelnõu edukalt ning jääb menetlusse. Ootame nüüd teist lugemist. Mis on teie prognoosid? Läbib ka teise lugemise? See sõltub sellest, kui palju on koalitsiooni saadikutel, mitte nüüd hambaid suus, vaid palju on neil südametunnistust. Kui on ikkagi üle 51% südametunnistust alles, siis peaks läbi minema. Loodame, et eelnõu ei jää pikalt komisjoni esimehe sahtlisse istuma ning saab peagi ka seaduseks, mis jõustub hiljemalt 1. jaanuaril 2017. aastal.